Kui sa ise veiseid kasvatad, siis kord või 2 aastas täitub su sügav külm lihaga. Sealt tuleb siis lõputu kogus kotlette ja ahjupada ja grilli ja suppi, aga võiks ju veel midagi proovida. Minule endale on ka kõik see veiseliha väärindamine selline algusprotsessis, et olema siiamaani maha võtnud ainult 2 looma ja iga kord annab mulle see loom võimaluse õppida midagi. Seekord otsustasin meile toidulaua peale teha midagi tooret, et hakkame liha pinnutama ja vaatame siis, kuidas see meil välja tuleb. Siin ongi mul sulama võetud mitmed suuremad lihasgrupid. Need olid mul sügavkülmas ja sellest pole mitte midagi, võib ka sügavkülmast võetud liha vinnutama hakata, et võtta lihtsalt paar päeva varem külmkappi temperatuurile sulama ja kui sulanud on, siis saabki nad ilusti kelmetest ja lihatükkidest puhtaks lõigata ja paraja suurusega tükid nendest valmis lõigata. Sellised käevarre jämedused või natuke paksemad on minu arvates ideaalsed, et siis nendest tulevad sellised parajad rattakesed, kui hiljem nad vinnutatud on ja neid viilutada on natuke kergem kui suuremat tükki. Arvestama peaks ka sellega, et väga peenikesi ribas ikkagi tee, kuna liha kaotab vähemalt 30% oma kaalust, kui mitte rohkem, oleneb siis õhuniiskusest, et muidu tulevad liiga peenikesed ja liiga kõvad tükid. Kui paraja suurusega tükid on valmis lõigatud, siis tuleks mõelda soola peale. Sool võiks olla siis pakendi peal kirjas lihtsalt sool, et tänapäeval kiputakse sinna panema joodi ja uus tulija on paakumisvastane aine. Et sool võiks olla siiski ainult sool, olgu ta siis meresool, Himaalaja sool, et muid aineid meil selle liha jaoks vaja ei ole. Ja peale soola muidugi võiks mõelda maitsetele. Milliseid maitseid kasutada? Mina olen uhvrisse seganud nii ürte kui vürtse, võib ka panna mett. Ühe vinnutatud liha ma olengi teinud mee, jalapeno ja soolaga ja see tuli selline magusvürtsikas, üli maitsev. Aga kui sa teed esimest korda, siis proovi kas või lihtsalt soola ja värskelt jahvatatud pipraga. On samuti väga maitsev ja tulevikus saad lisada juurde erinevaid koostisosasid. Siin ma tegin ka näiteks küüslaugu, pulbri ja paprika ja soola ja pipraga. Tema veel alles kuivab mul kõrvalhoones, et arvatavasti paari nädala pärast saan ma maitsta, mis mekk nendel ka küljes on. Aga muidu lase fantaasial lennata, pane sinna seda, mis sulle meeldib. Ja sa ei pea ju kasutama just veiseliha. Sa võid kasutada ka lammast või parti ja pardile sobib ju suurepäraselt juurde apelsini või sitrusekoor. Samuti kui sul ei ole vaakummasinat, siis selles pole mitte midagi. Sa võid oma soolatud ja maitseainetega maitsestatud liha panna lihtsalt kaussi ja kaane peale ning külmikusse. Ja paari päeva tagant käid liigutamas teda, siis tõstad ümber keerad teise külje peale. Selles ka täiesti piisab. Oluline on siinkohal, et kõik see sool, mis sa välja kaalusid, läheks kindlasti sinna kaussi või siis vaakumpakendisse kaasa. Kindlasti võiks ära märkida kuhugi, mis kuupäeval sa liha soolasid ja mis sinna sisse täpsemalt läks. Ja kui maitseainetest veel rääkida, siis neid ma panen tunde järgi.
ütleme nii, et supilusika täis üht ja supilusika täis teist. No nii, see on nüüd 7. päev. Tegelikult oleks võinud selle liha välja võtta juba 5. päeval, aga paraku oli mul palju toimetamist ja selleni ei jõudnud. Aga sellest pole ka midagi, sest liha oli ju soolas ja külmikus, nii et paar päeva siia-sinna, sellest ei juhtu mitte midagi. Nüüd võtan lihatükid vaakumist välja. Muidugi enne seda võiks korra nuusutada, mis lõhn sealt sõõrmesse lööb. Et minu lihad lõhnasid väga hästi. Järgmise asjana, kui nad on mul siin plaadi peale kummutatud, kuivatan ma majapidamispaberiga. Kuna lihad olid soolas, siis ilmselgelt tuli lihast välja lihamahl. Ja selle ma kuivatan majapidamispaberiga. Hiljem tagab see rippudes ühtlasema kuivamise. Kuidas liha siis siduda? Sidumise juures on tähtis see, et nöör oleks tugevalt pingutatud. Kuna liha hakkab kuivama, muutub ta väiksemaks ja kui on nõrgalt ja liiga suurte vahedega siis paelad seotud, võib juhtuda, et ta kukub sealt vahelt läbi ja seda me ometigi ei taha. Millist tehnikat kasutada? Võib nii ja naa, võib heegeldada sinna lihtsalt rattad ümber või võib ükshaaval siduda siis paelajuppe. Tee täpselt nii, nagu sulle meeldib. Ja nüüd ma nobedalt proovingi kõik lihatükid ära siduda ja järgmise etapina paneme sinna külge sildid, kus on kirjas siis lihakaal, kuupäev, millal ta rippuma läks ja millega ta maitsestatud on. Tunne, millega ma need lihakentsakad nüüd sinna rippuma panen, on ikka päris äge. Et see loom on kasvanud 3 aastat, kuni ta on jõudnud sinna, kus ta praegu on, ehk meie toidulaual. Ja teda on 3 aastat kasvatatud, joodetud, söödetud, antud maius, tehtud pai. Et toidu valmistamisse läheb ikkagi väga suur aeg. Ja me võiks seda rohkem hinnata. Tihtilugu, kui me käime ainult poest toitu ostmas, siis tegelikult meil kaob ära see nägemus, mida on vaja toidu kasvatamiseks, tootmiseks. Et seda on päris palju. Ja nüüd lähevadki need lihatükid rippuma ehk kuivama. Toatemperatuur võiks olla seal maksimum 16-18 kraadi ja õhuniiskust võiks olla 60%. Et siis need lihatükid ei kuiva liiga kiiresti ja on kindel, et ei teki lihale ainult kõvad koorikut ümber, vaid ta kuivab ka sisemiselt. Nende lihatükkide kuivamiseks kulub kuskil 1,5 kuu, et käia vahepeal vaatamas, et kuskil mingit hallitust midagi ei oleks ja kaaluda, et mis olukorras nad siis on, kas juba kõlbavad maitsta. Täna hakkame proovima vinnutatud vist. Väga lahe. Nii, põhjus, miks ta mul siin rätiku sees on, siis on see, et mul on siin liiga kuiv. Näitab 40%, õhuniiskust võiks olla 60. Ja siis poole vinnutamise pealt ma vaatasin, et nad kuivavad
liiga kiiresti ja panin neile marli ümber. Et nüüd ma panin teise laari just ka rippuma ja siis ma lasen neil väliselt natuke rohkem ära kuivada ja panen ka kõigile marli ümber, et nad liiga kiiresti ei kuivaks. Nii, sellised need munnud on. Nii, üks on meil pipraga ja teine on soolaga, kuigi ma juba tean, et kindlasti nad on kaotanud oma kaalu, 30% siis vaatame. Nii, no see veis on kaotanud, soolaga veis on kaotanud rohkem kui pool oma kaalust ja pipraga on kaotanud ka peaaegu üle poole oma kaalust. Nii et eelduste kohaselt nad on kõik valmis. Ei lõhna üldse halvasti. Lõhnab nagu pipar, see vähemalt, sest siin on pipar peal. Mingit hallitust ma kuskil ei näe. Ta on kõik ühtlaselt kuiv. Võtame siis kõigepealt tavalise veisi ette. Väga põnev. See on minul ka esimene kord. Nii et tavaliselt öeldakse, et esimene kord tuleb ikka asjad välja nüüd. Näpud ristis. Et see on hea ju, kui sa vaatasin korral, kas siin on hallitus, aga ei ole, see on sellest paelast. Nii. Et kui sul on oma veis, siis on ju mõistlik teha sellest veisest erinevaid tooteid, et miks sa peaksid neid poest ostma ja ise siis ainult kotletti sööma. Need mõistlik on oma laud, toidulaud siis paremini katta. Lõhnab ülihästi, ülihästi, aga värskelt või lõhnab nagu liha. Nii. Aga mega. Nii, nüüd on õige aeg investeerida ühte korralikku viilutas. Vaata. Ta on paluselt kõva. On selline prosciutto tüüpi. Ta on ainult soolaga. Sobiks ideaalselt selline suupiste taldrikule. Vaagna matkale näksid kaasa. Kuna me kasvatame Šoti mägiveiseid, siis tema liha on juba selline natuke metsloomalikku, siis ta on selline ürgne tõug, et väga selline umamine. Kuna nüüd on hullult lahe. Nii. Näitan teile kohe lähemalt ka. Aga teeks selle pipra ka lahti. Nüüd see on väga põnev. Maitsen nüüd, kuidas siin on parem. Nii. Tegelikult on nagu pehmesid seest. Koolik on hästi kõva lihtsalt. Väga lahe.
Ja. Super. Esimese korra kohta väga hea. Nii maitsev. Okei. Kuidas neid siis säilitada? Üks variant on see, et sa seod siia nüüd selle jupi nööri tagasi ja paned endale kõik rippuma. Ja siis kui see tuled ja lõikad. Teine asi on see, et sa võid ka lõigata ära ja vakuumineerida ja panna sügavkülma, mitte külmikusse. Või siis mitte lõigata, kui sul on nagu rohkem neid, paned need kangid vaakumisse ja sügavkülma ja siis võtad päev varem välja külmkapi temperatuurile ja saad pärast seda õuksed viilud lõigata ja serveerida seda. Väga lahe. See pipraga meeldib mulle nagu rohkem. Ja, väga hea. Nii, ma näitan teile kohe, mul ikka üritan lõigata. Uks, siuke. Ei, ära mind filmi. Siuke ilus. Rubiini punane. Ülimaitsev. Kui sa kasvatad loomi ja mõtled, mida selle lihatäis kirstuga teha, et mitte ainult kotlette ja ahjupäeva, siis see on jumala hea asi, mida teha. Tegelikult siin on vaja ainult tervet lihastükki, siis on kindel, et siin ei hakka midagi sees elama. Õige kaalu järgi ikkagi soola ja lihtsalt lased seista ja ootad, et mitte midagi keerulist. Praegu seda on kõige parem teha, sellepärast, et praegu on väljas jahe ja ta tahab ikkagi jahedamat temperatuuri, et kui sul ei ole külmkamprit või eraldi külmkappi selle jaoks, kus neid nii-öelda kuivatada ja hoida õhuniiskus, siis nagu siuke kõrvalseisev mingi abijoone, et kui ikkagi närilised või keegi ka sisse ei saaks. Või mingi sahver, kus on jahedam. Ja. Kindlasti tasub järgi proovida. Et see on siuke, et see on ju selles mõttes, see on toores. See on kõik toitained sees, mis sul vaja läheb. Et super toode. Nii et hakake katsetama. Tšau!